Tere hommikust, on teine päev Jõulumäel ja ma olen nüüd üleval, kell on 9, pool 10 saab varsti. Appi, mis asi siin on? Praegult pesen hambaid, siis lähen sööma ja siis me hakkame juba Viljandisse tagasi liikuma. Ma just magasin 2 tundi, sest ma olen nii väsinud ja nüüd ma teen ennast veits korda ja ma lähen rahvatantsu. Meil kestab 2-3 tundi umbes. Kell on praegult 5, ma lähen 5:30 sinna, võtan riided ja siis ootan oma tundi. Kell on 12 ja ma kirjutan ühte kirja oma sõbrannale ja Mikulis saatis mulle just voice message'i, mis on 15 sekundit vaikust ja siis ta kirjutas, et siin on laul, mis räägib sinu olulisusest. Haige Pänter, aga nüüd ma veel kirjutan kirja ja varsti lähen magamast, meil on homme hommikul suht vara äratus. See meegi eemaldaja pudel lihtsalt chillib siin. Nii, kell saab kohe 10 ja mina panen ennast riidesse või ma suht olen juba. 1 sokk on veel vaja jalga panna. Ja siin on mu asjad siis, mis ma kaasa võtan. Me lähme tantsupeo ülevaatusele, ehk siis põhimõtteliselt ette tantsimisele. Ja ma pean üksinda olema. Ma olen ainuke, kes on üksinda seal. Minu paariline mängib kuskil printsi. Ma panen ruttu asjad, võtan kaasa ja jooksen auto peale. Lähme siis mingisse Paalalinna kooli. Thanks. Ma olen Tartus ja ma olen Viljahuudis. Minule kadunud sai. Joo, Peit, ma tean, see on hea, kuidas sa sinult välja pigistama peab. Siin sain lapsuga. Ei ole enam. Ma muutsin ära. Ma siis enamus siit ära. See oli 150. Aga me paneme siia külla ka sisse need. Siis sisse me küll ei pane. Kuhu siis? Kõrvale toid. Ei, sisse me ei pane. Ma olen minema. Teeme neid sama juurde. Me ei pane sisse. Ei, me ei hakka ära rikkuma. Ma ei taha mind. Sa võid ju pärast panna ise endale juurde neid. Niimoodi see laste kasvatamine käib. Sa ei tohi alla anda. Taha, nii. Ta võib küll vinguda. Ma tahan kohe. Aga sa ei anna alla. Ma tahan praegu sisse panna. Ma tahan salaja. Ma tahan salaja niimoodi, et sa ei saa arugi. Sa ei tee midagi. Watch me. Ei, ära palun, noh. Miks ei või? Ma tahan. Mis sa tead? Ma solvusin räigelt. Ma ei ole veel jõudnud ripsmetussi panna, sellepärast mul on siuksed silmad, aga ma sain just hommikust autos, sest me läheme EMS-i kliinikusse ja meil läks mega kiireks. Ja ma sain omletti just. Oota, nupsiks ei saa veel. See on küll tore. Ma eks reaalselt sellest ümber löönud. Reaalselt. Nii, ma olin nüüd 4 tundi kliinikus ja nüüd me tulime Vapianosse Liiviga ja nüüd me hakkame sööma ja mul latte tuleb varsti. Prindin pilte, prindin. Juba hukkus. Miks ta niimoodi? Ma pean katki lõikama need või? Ei saa, nii. Loll. Jee, vaadake, ma sain pilte. No nii, ma olin nüüd kodus 10 mintsa, panin asjad kokku. Ja nüüd lähen Mikuga koos Meride poole rasedate võimlemisele. Päris põnev. Varem rinnaaineid näinud. Me oleme... On ikka tal enda omad ka ju. Ühesõnaga me hakkame... Me nüüd hakkame tegema rasedate võimlemist. Ja enne, kui te hakkate midagi mõtlema, siis ei, see on lihtsalt... Või siis, noh, jah, et jah,
ma arvan, et selgitust ei olegi vaja, et me nüüd hakkame pihta ja näeme juba varsti. Siin on nüüd kohutavalt hea valgus, aga ma söön pannkooki ja ma lähen kohe varsti massaaži kella 10-ks. Mul on üks plaanid, et ma lähen täna Tallinnasse, tulen homme õhtul tagasi rongiga, lähen Elvasse otse. Siis tulen ööseks koju ja laupäeval lähen hommikul Kirkasse, Elvasse üli tegema. Ja siis pärast seda lähen otse rongiga Tallinnasse. Siis olen pühapäeval seal ja tulen Tartusse tagasi ja siis uue nädal lähen Viljandisse millalgi. Vot, nii et natukene tuleb bussidega sõitmist. Ma tulin massaažist just ja nagu see oli nii huvitav lihtsalt. Ma lähen nüüd jooksen Tallinna bussile ja lähen Tallinnasse. Ma olen õe juures ja ma teen praegult riisi ja kana on kahjus. Mõõde läks joogasse ja nüüd ma vaatan telekat ja chillin lihtsalt kuni kella 8-ni, siis ma lähen Eevaga linna. Me käisime komeedis ja meil oli mega cool, ma rääkisime vist mingi 3 tundi juttu ja ma ei saanudki oma asju panna posti, sest et Tallinnas ei ole neid väikseid orantse postiautomaate. Ma leidsin postiautomaadi üles, see oli mingi megalambis kohas ja nüüd ma jäin trammist maha, ma ostsin endale Tallinna päevapileti ja ma olen seda ühe korra kasutanud. Ja nüüd ma lähen jalgsi õe juurde tagasi. Kell on 12:30 ja mina lähen varsti rongile. Kell 2 läheb rong. Nii valge valgus on siin. Ja siis Tartust võetakse mind peale ja me lähme koos Elvasse. Tänane mäng on hästi traditsiooniline mäng, see on telefonimäng. Näiteks Lauri. Ega ma nüüd ei teagi nüüd. Aga ma välja mõtlema. See mängu juht. Nii. Et ma mäletan juba tükk aega tagasi, kui me tuttavaks saime. Ja me oleme rääkinud juba 2 aastat suhete teemal. See on päris pikk aeg. Ja mul tuli lõpuks selgus, et Kadri on see õige minu jaoks. Ja ma tahaksin sulle nüüd kinkida ilusa asja. Kas sa tuled mulle naiseks? Jah, ma ise tunnistajaks. Ma olen kodus ja ma ei näita ennast, sest ma näen suht õudne välja, aga mu kass magab mul siin süles. Ja ma sain endale radikatuu üles, sest mul on hullud külm siin. Ja nüüd me läheme magama, kell on 12 läbi ja homme mul kell 7 äratus või isegi enne. Ja siis me lähme, emme viib mind Elvasse, ise läheb Valka ja siis me lähme teeme natuke Elva kirikus ülistust Mikuga. Võt nii. Nii, mul ei ole absoluutselt meiki näos ja kurtsul ka mitte ja me lähme nüüd Elva poole. See on pime. Pets ütles, et we going now ja teda ei ole. Ja igal juhul ma hakkame kohe varsti minema. Vau! No, käib ka. Ma olen Tartus. Me läheme chillime taskus, sest me läheme tasku chilleri. Kell saab kohe varsti 5 ja mina sirgendan 4 korda ja siis ma lähen Joosu juurde kuskile Rautallu. Ma ei tea, kus kohas see on. Ma isegi ei kujuta ette. Varsti saan teada. Olen, et sa õnnistaks seda sööki ja et meil oleks ilus aeg koos. Amen. Pidu on peetud, kell on tegelikult alles 9. Ja ma nägin Sven Joonatani mingi 9 minutiks või. Nii et ma läksin ära ja ta tuli sisse. Aga nüüd ma lähen bussile ja lähen korraks Vapianost ilmselt läbi ja siis lähen õe juurde. Ma käisin Vapianos, võtan võib-olla väikse vanni, ei tea. Ja söön, näeme teiega juba paari sekundi pärast. Kell saab 2.
käin korraks linnas ära ja siis tulen tagasi ühe juurde ja võtan asjad. Ja siis juba lähen Daniel Levi Eesti Laulu poolfinaali salvestusele sinna ERR-i majja, ühesõnaga Gonsiori 27. Ja siis on see väike salvestus ja see kestab mingi kella 5-8 vist. Ja siis me lähme koos Tartusse, aga ma mõtlesin, ma natuke selgitan neid asju, mis siin vlogis on, et üks klipp on sellest, kuidas Kadri ja Mella kihlusid ja see oli lihtsalt nagu väga armas hetk, sest et need on nagu kaks inimest, kes on mulle tegelikult teenimisega täiega eeskujuks ja alandlikkusega ja nad on selline paar, kes nagu ongi loodud koos olema ja nende vaheline armastus ja hoolivus on lihtsalt väga suureks eeskujuks. Nii et palju õnne teile, Kadri ja Mella ja lihtsalt kõike head teile ja olge sama lahedad edasi. Ja nüüd ma siis lähen linna ja varsti tulen siia tagasi ja siis lähengi otse sinna Gonsiori 27-sse. Ma olen linnas tagasi ja ma küsisin Liivi käest, kas ta tahab, et ma tooks midagi sinna salvestusele, sest neil on mingi pikad päevad on proovid ja värki. Ja siis Liivi ütles, et ta ei taha, aga ma ikka pidin ostma, sest et ma olen ju elekas. Siis ma teate hoopis seda. Ja siis ma ostsin sellise asja ka, sest et see on ikkagi nagu siuke vegan märk. Ma pole kunagi Eesti Laulul ühe laulu poolt hääletanud. Teravad laserid. Palun, ärge vaadake otse laserite sisse. Number ja me saame kõik teha seda, et see tuleks nagu üliäge number. Selleks on teil käes sellised helkivad pulgad. Ja need on väga tähtis, et need helgiks õigel ajal õiges kohas. Kus sulle meeldib see laul? See on mu lemmik, minu ka. Ega hakata laul. Alvistar Funk Association! Woo! Mõtlesin mind tagasi, aga nüüd nagu saapa. Saapa ma nagu jätaks alles. Sest ma veedan. Telgitagused. Ma tahan fännipilti pärast teha, sest mul ei ole ühtegi fännipilti teie bändiga. Aga ma arvan, et teegi ka saa, sest kellegi ei ole riideid enam ja nii. Riideid ei ole või? No, esinemisriideid. Haige lihtsalt väga haige. Siis ma tulen kunagi siis, kui teil on riided seljas. Siis teeme. Alasti ei ole. Jah. Markus ei hirka. Siim naeratab. Okei, see kerge pulva võtaks Kuule, aga kuidas on? Kas see vlogi tegemine nagu ammendab ära kannast või? Mis mõttes? Leiba lauale ei too. Oled sa tüdinenud juba või? Ei. Ei ole või? Ei. Per näistä. Ma tulin juba voodisse ära ja ma unustasin täiesti ära, ma pean selle vlogi lõpetama ka. Aga ma olen nüüd Tartus kodus ja siin on mu kass. Kärri, ütle tšau. Ja mul oli lihtsalt üli super lahe nädal. Täna oli vähemalt 2 inimest küsisid mu vlogide kohta, Vahur ja Markus. Nii et jõu, see on lahe, et te vaatate mu vloge ja sain päris mõnusalt jutustada oma vlogidest ja sellest, miks ma seda teen ja et mulle väga meeldib teha vloge. Aga nüüd ma panen kõik selle asja kokku siin ja editin ära ja laen ülesse, nii et järgmine nädal, mis mind ootab, koolitunnid ootavad, pole ma koolis käinud ja siis Liivi sünnipäev on järgmine nädal. See saab olema lahe. Aga täna ma tulin jah, Timo ja Liiviga tulin siis Tartusse tagasi autoga ja nüüd lähengi varsti magama, kell on 12 läbi. Ma pean vlogi enne ära töötlema. Ja võt. Aitäh, et sa vaatad mu vloge ja ma loodan, et sulle meeldis ja võib-olla varsti ma saan hakata ka normaalselt editima neid vloge, sest et võib-olla ma varsti saan iMovie endale läpakasse tagasi. Praegult ma lihtsalt läpakas jaurab. Vot, aga ole tubli ja näeme juba järgmises
vlogis.